kui me oleksime ühes toas ja ma küsiksin su käest, et kui sa nüüd kogu enda seni elatud elule tagasi mõtled, enda minevikule, et missugused tunded sind valdavad? Kas seal on veidi või palju kahetsust, seal on allajäämist ja pihtasaamist, võib-olla viha ja masendust, siis tänane video räägib just sellest, kuidas minna ajas tagasi, kuidas moodi toimetada enda minevikuga nii, et see ei oleks nagu pomm sul jala küljes ja nii, et see ei justkui automaatprogrammil määraks ära su tulevikku. Et minevikul loomulikult on tulevikku mõjutav mõju, kuid minevik kindla peale ei pea olema see määrav tegur. Mu nimi on Peep Vain, oleme siin Muutuse kanalil. Loodan, et see video täna teeb sulle head. Kui see on päriselt ka nii, siis pane siia see like pöial ja telli see kanal, Muutuse kanal, et sa saaksid taolisi videoid ka tulevikus saada ja vaadata ning tarbida. See mõte tuli mulle mõned päevad tagasi justkui aktiivseks, kui ma esinesin ühel konverentsil, kus paluti rääkida tulevikust ja eesmärkide valikust ja siis ma ühe esimese asjana ütlesin, et minu arvates on minevikus käimine, minevikule mõtlemine ehk ajast tagasi vaatamine sama tähtis ja võib-olla isegi tähtsam kui tuleviku peale mõtlemine. Ja loomulikult on mõlemad tähtsad. Aga see mõte oli selles, et kui ma mineviku peale aeg-ajalt mõtlen, kui ma teen nädala või kuu või aasta kokkuvõtteid, analüüsin toimunud, panen kirja tähtsamad sündmused, kui ma leian üles need asjad, kus ma ise tegin vea, proovin tervendada ära haiged saamised, mis mulle on tehtud või elu käest on saadud, siis ma lähen justkui kergema pagasiga, väiksema valude seljakotiga edasi ja see aitab mul kergimini tulevikku minna, see aitab mul paremini luua järjest täpsemalt sellist elu ja sellist iseennast, nagu ma tahan ja suudan. Ja sama kehtib täpselt sinu kohta. Ma ise olen olnud eriti nooremana just tulevikku vaatamise inimene. Ja kuskil siis 40ndate alguses hakkas mulle see mineviku asi läbi psühhoteraapia ja läbi alkeemilise kaemuse, sisekaemuse rännakute Ralf Metseniga minevikku vaatamine tunduma järjest tähtsam. Ja tänaseks, kui ma vaatan kogu oma elatud elule, siis mul on rõõm tõdeda, et mul ei ole aktiivseid kahetsusi, mul ei ole asju, millele ma tagasi vaatan, kus mul on etteheiteid teistele, etteheiteid elule, etteheiteid endale. Loomulikult ma olen saanud pihta, ma olen teinud vigu, ma olen kannatanud kõvasti, aga kuidagi nagu sellega jätkuvalt ja targalt ja teadlikult toimetada ise ning kellegi abiga. See kõik on justkui leevendanud seda vaadet nii metsikult. Ja see on muide üks nende muutuse rännakute, üks ka mitte keskne, aga üks oluline osa just nimelt, et kuidas sellises turvalises keskkonnas kergelt muutunud meeleseisundis mõtled spetsiifiliselt tagasi ühele või teisele etapile oma elus tehtud valikutele, pihtasaamistele ja kas siis nagu päriselt leiad uusi ja paremaid lahendusi või lihtsalt siis täiskasvanulikumast tänasest perspektiivist räägid endale enda mineviku sündmuste kohta parema, toetavama, kasulikuma ja toimivama loo. Ja siis selle abil lähed kergemini edasi. Ja öeldakse, et inimese elu koosneb 3 suurest etapist. Esimene on siis, kus 0-30 ongi meie kujunemised, siis 30-60 on selline aktiivne töö, toimetamine, loomine, ja siis sealt 60 näiteks 90 veel või lõpuni välja võiks olla siis selline reflekteerimine, tagasivaatamine, mõtlemine, oma kogemuste noorematega jagamine, kes on valmis kuulama ja siis nii-öelda kokkuvõtete tegemine ja siis selle eluratta, elupalli nagu õhtusse veeretamine. Ja üks asi, mida ma tahan just täna keskenduda selle mineviku vaatamisel, ongi need kujunemisaastad. Et öeldakse, et kõik probleemid on pärit lapsepõlvest ja see on psühholoogide jutt ja tegelikult on see tõene jutt, et kõigil on olnud ema ja isa, osad neist on olnud kohal, osadel on olnud ära, kõik vanemad on midagi teinud, mis lapsele ei sobi, kõik vanemad on midagi tegemata jätnud, mida laps soovib, eks ole. Siis me oleme kõik olnud murdeealised,
meil on olnud enamikul või kõigil probleeme sobitumisega, nende arengutega, mis meie kehas ja psüühikes toimuvad, see on kõik selline imelik ja kuidagi võõrastav meile, natuke häbi põhjustav, eks ole. Ja siis kõigil on jõudnud kätte periood, kus me oleme vanemate kodust lahkunud, on see siis vanuses 15 või 21, eks ole, vahet ei ole, kus me oleme läinud ülikooli või tööle või võõrale maale ja kus meil toimub selline nagu iseseisvumise protsess, eks ole, nagu kodust välja minek ja katsetused ja väljakutsed ja kõik selline uudne asi, eks ole. Ja siis selle kujunemisaastate lõpus 27, 28, 30 me kõik oleme ju pidanud looma iseenda kodu. Enamikul meist on õnnestunud valida omale kaaslane, paljud on saanud lapsi, eks ole, ja siis kuidagi, kui me vaatame tagasi, see eeldab muidugi, et sina vaatajana oled üle 30, eks ole, või kui sa oled ka alla 30, siis sul on ju need eelnevad aastad, murdeiga ja koolimineku ja iga, eks ole. Ja tasub aeg-ajalt, tasub sellises, kus ma ütlen, meditatiivses seisundis, või võib-olla see on terapeudi tooli peal, või võib-olla see on päevikut pidades, või võib-olla see on sõbraga rääkides. Tasub minna tagasi ajas. Tasub tuletada meelde, eriti kui me räägime nendest valusamatest momentidest ja lahendamata traumadest või pihta saamistest, tasub tuletada meelde, mis siis sündis. Olles justkui nüüd aastaid hiljem vanem, olles targem, olles tänases võib-olla siis küpsusastmes ja turvalisemas olukorras, eks ole, ja küsida endalt, et mis siis nagu püüda meenutada, mis toimus, mida tegin mina, mida tegid teised, mis mulle öeldi, kuidas ma ennast tundsin, missugused olid mu reaktsioonid sellele olukorrale ja proovida vaadata siis nagu see täiskasvanulikust perspektiivist, et mis toimus, eks ole, et mis lugu on tõesem ja mis lugu on kasulikum. See on mõnes mõttes kõige sellise minevikule keskendunud psühhoteraapia nagu põhiprintsiip, eks ole, rääkida, püüda läbi selle, et sa näed tänasest perspektiivist olukorda terviklikumalt ja mingis mõttes tõesemalt, eks ole, rääkida endale selle mineviku sündmuse kohta parem lugu, võtta välja see õppetund, juhul kui on enda viga, siis see viga kas kahetseda ja või parandada ja loomulikult meelde jätta, et seda mitte korrata. Nii et selle asemel, et siis nagu minevikul lasta ennast kontrollida, ja see on siis nii, et kui ma teadlikult ei meenuta, vaid mulle aeg-ajalt meenub, ja see ei ole struktureeritud ja taotluslik, siis see minevikule mõtlemine peab olema nostalgiline ja pigem isegi natuke nagu masendav, sellepärast et ma ei oska ega ei suuda leida siit lahendust, eks ole. Kuid kui sa lähed üksinda või kellegi kaasabil, selle taotluslikult, selle mineviku situatsiooni juurde, meenutad, proovid aru saada, proovid ka tagantjärgi mingit lahendust leida, siis ta on tervendav. Ja niimoodi saad sa siis, kui me räägime ühest pikali 8 nagu lõpmatuse mudelist, seda õpetas ka õpetaja Ralf Metzer mulle, et tulevikku ja minevikku minekud on nagu paralleelprotsessid, et ma tulevikku minnes mõtlen kujutan ette mingit olukorda ja toon selle mõtte ja plaani taotlusena tagasi ja hakkan seda tulevikul olukorda looma, et siis hiljem jõuda välja sinna, kuhu ma kujutasin, eks. Samamoodi ma lähen tagasi ajas minevikku mingisse punkti, mis on problemaatiline ja tulen sealt tagasi mingi uue tarkusega ja liidan selle enda tänasesse isiksusse ja vaimsusesse tervikuks. Ja niimoodi, kui ma saan seda minevikku, käin seal sorteerimas, nagu ma ütlesin taas üksinda või kellegi abiga, niimoodi saama seda minevikku järjest puhtamaks, järjest positiivsemaks ja järjest tervemaks. Nii et selliseid asju tasub teha, et meie muutuse rännakud teevad seda mitte küll kõik, aga enamik mingis komponendis alati. Ja kui sa pole varem seda kuulanud, siis tasub seda meie kodulehelt muutus.ee kuulata ja veel parem tulla kohale, ise kogema seda. Need õhtud on meil 2,5 tundi pikad, vahel 3, eks ole. Ja kokkuvõtteks tahan öelda ühte sellist nagu lootusrikast asja. Ma olen kuulnud palju inimeste käest sellist väidet, et mis sa seal minevikus kaevad, jäädki selles sõnnikus kaevlema ja tuhnima, et niikuinii sa seda jama päriselt ära ei lahenda. Ja minu kogemus, ja kaugeltki mitte ainult minu kogemus, ütleb, et see on lõpetatav protsess, et kui sa seda mõistlikult, targalt ja piisavalt pikalt teed,
siis mineviku valude ja kannatuste ja solvumiste ja pettumuste ja haiget saamiste seljakott, kui sa kõiki neid negatiivseid sündmusi nagu kivikeste või suurte kamakatena vaatad, sa võtad järjest ära ja lõpuks saab see seljakott tühjaks, nii et sul on selg sirgu, minna on kerge, eks ole, ja siis nagu öeldakse, vanasti öeldi helge tuleviku poole, naeratus näol ja vile suul, eks ole. Nii et seda ma sulle soovin sulle ise, nagu ma ka mitmedat korda juba ütlen, või kellegi abil, nende mineviku protsesside läbi nämmutamist, läbi närimist, läbi töötlemist, mõistmist ja siis nagu ma ütlesin, nende tervendamist, aga samas ka vigade parandust, mis on veel tähtsam, vigade mitte kordamist. Meestel pidi olema komme halvad asjad ära unustada. Mu sõber ütles selle kohta üks päev niimoodi, et see põhjus on evolutsiooniline, et mehed, kui nad ei unustaks halbu asju, mis on toimunud ära, nad ei julgeks uuesti sõtta ja lahingusse minna, sest see on ju nii õudne, kui sul sõbrad kõrval surevad ja endal on surmahirm silme ees. Et mehed, kui te kuulate, jätke meelde, natuke nagu naised, eks ole, öeldakse, et naised andestavad, kui te ei unusta, oleme selles mõttes naiste moodi, et kui teeme lollusi, teeme vigu, ei unusta neid selleks, et neid mitte korrata. Aitäh, et sa vaatasid, mu nimi on Peep Vain, kui see jutt sulle meeldis ja sind kuidagi innustas või toetas, pane see pöial, tule meie kanalile, tulge meie boksi, subscribe ja nii edasi, eks ole, et aitäh tähelepanu eest, soovin sulle head tulevikku ja järjest kergemat minevikku.